selleks, et arvutamine oleks lihtsam, kiirem ja selleks vahel, et lihtsustada mingisuguseid tehteid, on võimalik kasutada vaheruudu valemit. Ja vaheruudu valem, seda saab kasutada siis, kui on mingisugune arv, miinus mingisugune teine arv, see on sulgudes ja ruudus. Ja see vastus on siis vastavalt esimese arvu ruut, miinus 2 korda esimene arv korda teine arv, pluss teise arvu ruut. Ja kuidas või miks see kehtib siis? Sama moodi nagu a miinus b ruudus, seda saab kirjutada ju ka niimoodi, et mul on 2 samasugust sulgu, mis on omavahel korrutatud. See on täpselt sama. Ja siis selleks, et seda ära arvutada, ma ju korrutan. Kõigepealt a korrutada a, annab mulle a ruudus. Seejärel a korrutada b, see annab mulle ju ab. Miinus ab. Seejärel ma korrutan miinus b korrutada a, mis annab mulle miinus ba. Ja siis kõige viimaks mul on miinus b korrutada miinus b, mis annab mulle pluss b ruudus. Sest kui on miinusarv korrutada miinusarv, see annab kokku plussi. Ja nüüd ma tahan seda lihtsustada või kokku liita mingid asju siit. Ja ma vaatan, mul on siin AB ja BA. Ja see BA, see on ju täpselt sama, mis AB. See on täpselt sama, mis AB. Sellepärast, et need 2 asja on omavahel korrutatud, järelikult nende järjekorda võib muuta. Täpselt samamoodi, nagu kui ma teen 2 korrutada või 3 korrutada 2, see on sama, mis 2 korrutada 3. Ehk siis ma saan või korrutatavat järjekorda muuta, ilma et vastus muutuks. Nii et ma võin sama hästi selle BA asemele kirjutada ka AB. Ja nüüd ma näen, et need on ju täpselt samasugused, ma saan need kokku liita. Ehk kõigepealt mulle jääb A ruut, siis mul jääb miinus, ja nüüd AB miinus AB, see annab mulle ju kokku 2 miinus AB-d. Ja viimaks mul on veel ka siin B ruudus. Ehk siis selleks, et me saaks natuke kiiremini, et ma ei peaks seda vahesammu siin tegema, et ma ei peaks nii-öelda mehaaniliselt käsitsi siin joonistama neid jooni, et nüüd ma korrutan seda sellega ja tollega. Mul on lihtsalt võimalik kiiresti teades seda valemit lahendada ülesanne ära. Ehk siis, kui ma lahendan seda 2 miinus 4 y ruudus siin all, siis selleks, et seda ülesannet lahendada, ma kõigepealt märgin ära, mis minu jaoks on nagu see esimene arv, mis minu jaoks on see teine arv. Ehk siis 2 on justkui see A ja see 4y on justkui B. Ja nüüd selleks, et seda edasi arvutada, mis ma teen, on lihtsalt ma kohaldan seda valemit. Ehk kõigepealt mul on A ruudus, ehk siis mul on 2 ruudus. Seejärel mul on miinus 2 korrutada A. Miinus 2 korrutada A korrutada B. Ehk siis minu puhul see siin on 2 korrutada 2 korrutada 4y. Ja sellele kõige viimaks ma liidan siis B ruudus. B siin ülesandes on 4y. 4y ruudus. Ja nüüd kõige lõpuks ma lihtsalt arvutan selle vastuse välja. Kõigepealt mul jääb 2 ruudus, see on 4. Seejärel mul on miinus 2 korrutada 2 korrutada 4y. 2 korrutada 2, see on 4, 4 korrutada 4, see on 16 ja siia tuleb y ka, ehk siis 16y. Ja lõpuks siis B ruudus, mis on 4 ruudus on 16 ja y ruudus on y ruudus, ehk siis jääb 16 y ruudus. Nüüd teeme teise näite. Teises näites selle asemel, et nüüd neid sulge nii-öelda lahti korrutada, on vaja hoopis kõik see toppida sulgude sisse tagasi. Ja minu meelest see on sagedasem viis, kuidas seda valemit kasutatakse, eriti kui on tegemist mingi lihtsustamise ülesandega,
on tegemist mingi murru taandamise ülesandega, siis tuleb eriti tähelepanelik olla, kas ei või olla äkki mingit võimalust kasutada nüüd seda valemit. Ja selle asemel nüüd, et mõelda niimoodi, et A miinus B ruudus võrdub midagi, mina mõtleksin hoopis nii, et A miinus 2A korrutada B pluss B ruudus võrdub midagi, mis siin juhul oli, on ju A miinus B ruudus. Ehk siis ma mõtlen nüüd vastupidi. Ja selleks, et vastupidiselt mõelda, ma pean kõigepealt olema veendunud, et ma tohin üldse kasutada seda valemit siin, et see valem tõepoolest sobib. Et meil on tõepoolest mingi A ruut miinus 2AB pluss siis B ruut. Ja see tuleb harjutamisega, see tuleb ka sellega, et sa nagu lihtsalt õpid märkama, kus sellist valemit võiks vaja minna. Ehk siis kõigepealt määrame ära, et see siis on meie jaoks see nii-öelda A, ehk siis 9 K-d ruudus, siis meil on see miinus 2 korrutada A korrutada B. Ja seejärel meil on B ruudus. B ruudus meie jaoks on siis see 16 L ruudus. Ja oluline ongi just see, et ma märkan, et ühel pool meil on siin on ju mingi asi ruudus, teisel pool on meil mingi teine asi ruudus ja siis keskmine see on, siin võiks olla, et mingisugune element sellest esimesest arvust siit ja siis mingisugune teisest arvust siit korrutada 2. Ehk siis mina märkan praegu seda, et siin on K ruudus, siin on lihtsalt K, siin on L ruudus, siin on lihtsalt L. See juba on piisav, et minu jaoks seda kahtlust äratada. Ja nüüd arvutame siis ära. Ehk siis kõigepealt, mis me tahame, on see, et meil on see 9 K-d ruudus. Ja selleks, et sellest saada seda nii-öelda algset asja, me kasutame ruutjuurt. Või me saame kasutada ruutjuurt. Kui sul oskad peast teha, siis sa võid peast ka teha. Ja see annab meile 3 K-d. Ja see oli siis sama näiteks, et kui meil on 3 K-d ja me paneme selle ruutu, siis see annab meile 9 K-d ruudus. Ehk siis ruutjuur põhimõtteliselt võtab ära selle nagu juurimise, mis meil vahepeal juhtus siin. Ehk ma saangi kirjutada esimeseks 3, mitte 9, vaid 3 K-d. Ja siis ma vaatan seda 16 L ruudus ja samamoodi saan kasutada ruutjuurt. Tegelikult ma arvan, nii lihtsalt arvudega oskame me peast ka teha, et me teame, et mingi asi, mida võtta ruutu selleks, et saada 16, oleks 4 L ruudus, võtame lihtsalt L-i. Ehk siis, kui sa oskad peast teha, peast on ka jumala okei. See annab meile 4 L-i, samamoodi nagu 4 L-i ruudus annaks meile 16 L-i ruudus. Ma saan siia kirjutada 4 L-i. Ja nüüd ma igaks juhuks kontrollin seda osa siit ka. Ehk siis mul peab olema miinus 2 korda A korrutada B. Ehk siis mul on kõigepealt 2, siis ma korrutan seda A-ga, mis oli meie jaoks see 3 K-d, ehk siis ma sain selle siit praegu. Ja siis ma korrutan seda 4 L-iga, mis on meie jaoks siis see nii-öelda B, mille ma sain siit. Ja see annab meile kokku miinus 2 korrutada 3, see on 6, 6 korrutada 4, see on 24. Ehk siis miinus 24 ja siis K ja L ka. K, L. Ja see on sama, mis siin üleval oli. Ehk siis see sobib küll. Ehk siis tõepoolest me saime kasutada seda valemit, et seda ruutu, et seda siis tagasi sulgudesse toppida. Ehk siis õige vastus ongi lihtsalt see siin. Teeme viimase näite ka. Ja see on täpselt sama, mis kui me kirjutaksime 5y-t miinus 2 u-d ruudus. Täpselt sama. Ja siis selleks, et lahendada seda, jällegi kõigepealt määrame ära, mis meie jaoks on justkui see A. Määrame ära, mis meie jaoks on justkui see B. Ja seejärel arvutame. Meil on kõigepealt A ruudus. A ruudus, mis meie jaoks praegu on see 5y-t, ehk siis võtame 5y-t ruutu. Seejärel miinus 2 korrutada A korrutada B. Meie jaoks siin A oli 5y-t, 5y-t ja B on 2 u-d.
ja kõige viimaks pluss B ruudus. Ja B meie jaoks äsja või selles näites on 2 U-d, nüüd me võtame 2 U-d ruutu. Ja nüüd me lihtsalt arvutame vastuse välja. Kõigepealt 5 Y-it ruudus, see on 25 Y-it ruudus. Nüüd miinus 2 korda 5 korrutada 2 korda 5 Y-it korrutada 2. Kõigepealt miinus 2 korrutada 5, see on miinus 10. Ja siis miinus 10 korrutada 2, see on 20. Ehk siis tuleb miinus 20 Y-it U-d. Ja viimaks pluss nüüd 2 U-d ruudus, see on 4 U-d ruudus. Ja see ongi, kuidas seda valemit saab kasutada